Nii. Natukene kaamera sättimist. Jätkame eestikeelse piibliraamatu lugemisega. Nädala number siis 24 järjekorras. See on siis Moosese 3. raamat. Leviticus. Nädala nimetus heebrea keeles peaks siis olema Vaikra. And he called, ja ta kutsus. On siis Leviticuse 1-6 peatükk. Ja siis lugemine toimub eestikeelsest piibliraamatu trükist 1897 Tartus trükitud. Moosese 3. raamat, 1. peatükk. Põletamise ohvreid, mis heal meelel antakse. Ja Jehova hüüdis Moosest ja rääkis temaga koguduse telgi seest ja ütles: räägi Iisraeli laste vastu ja ütle neile, kui inimene teie seast Jehovale võtab ohvrianni tuua lojusest, siis peate teie lojusest veiksteist ja pudulojustest oma ohvrianni tooma. Kui tema ohvriand on põletamise ohver veistest, siis peab ta seda tooma, mis isane ja selge terve on. Ta peab seda koguduse telgi ukse ette tooma, et ta võiks armas olla Jehovas, ja ta peab oma käe põletamise ohvri pea peale panema ja see peab tema eest heaks võetama, et ta eest saaks äralepitamist tehtud. Ja ta peaks ühe noore võikse ära tapma Jehova ees ja Aaroni pojad, preestrid, peavad vere tooma ja sest verest ümberringi riputama altari peale, mis koguduse telgi ukse ees on. Ja ta peab põletamise ohvri naha pealt ära võtma ja seda tükkideks katki raiuma. Ja preestri Aaroni pojad peavad tule altari peale panema ja puud tule peale seadma. Ja preestrid Aaroni pojad peavad sedasama seadma tükid pea ja rasva puude peale, mis tule peal on, mis altari peal on, ja sisikonna ja sääred peab veega ära pesema ja preester peab seda kõik altari peal süütama ja põlema põletamise ohvriks. See on tuleohver magusaks haisuks Jehovale, ja kui tema ohvriand on pudulojustest ehk lammastest ehk kitsedest, mis põletamise ohver, siis peab ta seda tooma, mis isane ja selge ja terve. Selge terve on. Ja ta peab seda ära tapma altari kõrvas põhja pool Jehova ees, ja preestrid Aaroni pojad peavad selle vere riputama ümberringi altari peale. Ja ta peab seda tükkideks katki raiuma ja tema pea ja ta rasva, ja preester peab neid seadma puude peale, mis tule peal on, mis altari peal. Ja sisikonna ja sääred peab veega ära pesema ja preester peab seda kõik ligi viima ja altari peal süütama põlema. See on põletamise ohver, tuleohver magusaks haisuks Jehovale. Ja kui tema ohvriand on linnu soost põletamise ohvriks Jehovale, siis peab ta oma ohvri
turteltuikestest kesist ehk tuipoegadest viima ja preester peab seda altari juure viima ja tema pea küünega ära näpistama ja altari peal süütama põlema. Ja selle vere peab ta pigistama altari seina külge ja tema pugu peab ta tema sulgedega ära viima ja seda viskama altari kõrva hommikupoole tuhapaika. Ja ta peab seda lõhki lõikama tema tiibadega, et ta pea seda mitte ühest ära lahutama ja preester peab seda altari peal süütama põlema puude peal, mis tule peal on. See on põletamise ohver, tuleohver magusaks haisuks Jehoovale. Teine peatükk. Roaohvrid, mis heal meelel antakse. Ja kui üks hing ühe roaohvri anni Jehoovale tahab tuua, siis peab tema ohvriand peenest jahust olema ja ta peab õli sinna peale valama ja viirukit sinna peale panema. Ja ta peab seda viima preestrite Aaroni poegade kätte ja üks peab peoga sealt võtma oma peotäie tema peenet jahu ja tema õlist kõige ta viirukiga ja preester peab seda mälestuse ohvriks süütama põlema altari peal. See on tuleohver magusaks haisuks Jehoovale. Ja mis roaohvrist üle jääb, see tuleb Aaronile ja tema poegadele. See on kõige püham Jehoova tuleohvritest. Ja kui sa tahad tuua roaohvri anni, sest mis petsahjus on küpsetatud, siis peavad need olema hapnemata koogid, peenest jahust õliga segatud ja hapnemata õhukesed koogid õliga võitud. Ja kui su ohvriand on üks roaohver pannus küpsetatud, siis peab see olema peenest jahust ilma hapnemata õliga seotud. Sa pead seda tükkideks murdma ja õli sinna peale valama. See on roaohver ja kui su ohvriand on üks roaohver, mis katlas keedetud, siis pead seda peenest jahust õliga tehtama ja sa pead roaohvri, mis neist tehakse, Jehoovale tooma ja seda preestri kätte andma ja ta peab seda altari juurde viima. Ja preester peab roaohvrist mälestuse ohvri pealt ära võtma ja altari peal süütama põlema. See on tuleohver magusaks haisuks Jehoovale. Ja mis roaohvrist üle jääb, see tuleb Aaronile ja tema poegadele. See on kõige püham Jehoova tuleohvritest. Ei ühtegi roaohvrit, mis teie Jehoovale tahate viia, ei pea sest tehtama, mis hapnenud, sest teie ei pea ühtegi haputaignat ega ühtegi mett Jehoova tuleohvriks süütama põlema. Esimese vilja ohvrianniks võtke neid küll tuua Jehoovale, aga altari peale ei pea nemad mitte saama magusaks haisuks. Ja kõik su roaohvri annid pead sa soolaga soolama. Sa ei pea mitte oma Jumala seaduse soola ära jätma omast rahvast. Kõigi oma ohvriandide peale pead sa soola tooma ja kui sa esimesest
uudsest viljast roa ohvri Jehoovale tood, siis pead sa toorpäid, mis tule ääres kuivatatud ja roa toorist peeneks tõugatud päist omast esimestest uudsest viljast roa ohvriks tooma. Ja sa pead õli sinna peale panema ja viirukid sinna peale panema. See on roa ohver ja preester peab mälestuse ohvrist süütama põlema, tema peeneks tõugatud viljaks ja tema õlist kõigeda viirukitega. See on tuleohver Jehoovale. 3. peatükk, tänuohvrid. Ja kui tema ohvriand on tänuohver, kui ta veiksest toob, olgu isane ehk emane, siis peab ta seda, mis selge terve Jehova ette tooma. Ja ta peab oma käe oma ohvrianni peale panema ja seda koguduse telgi ukse ees ära tapma. Ja preestri Aaroni pojad peavad vere ümberringi altari peale riputama. Ja ta peab tänuohvri, tuleohvri Jehovale tooma maurasva ja kõik rasva, mis sisikonna küljes on. Psalm 4:8, 2. Moosese 29:13. Ja mõlemad neerud ja rasva, mis nende küljes ja mis soolte küljes ja rasva, mis maksa ligi, seda peab ta neerudega ära võtma. Ja Aaroni pojad peavad seda altari peal süütama põlema põletamise ohvri peal, mis puude peal on, mis tule peal. See on see on mingi printimise error. See on tuleohver. U on tagurpidi trükitud. Kuskil oli veel paremalt, et U oleks nagu enne olnud. Tuleohver magusaks haisuks Jehoovale. Ja kui tema ohvriand on pudulöösest tänuohvriks Jehoovale, olgu isane ehk emane, siis peab ta seda tooma, mis selge terve, kui ta lamba talle toob omaks ohvrianniks, siis peab ta seda Jehova ette tooma ja oma käe oma ohvri pea peale panema ja seda koguduse telgi ees ära tapma ja Aaroni pojad peavad tema vere altari peale ümberringi riputama. Ja ta peab tänuohvrist tuleohvri Jehovale tooma, tema rasva terve 100, mis tema seljaluu küljes, terve saba, mitte 100, terve saba, mis tema seljaluu küljes, peab ta ära võtma ja maura rasva ja kõik rasva, mis sisikonna küljes on ja mõlemad neerud ja rasva, mis nende küljes ja mis soolte küljes on ja rasva, mis maksa ligi, seda peab ta neerudega ära võtma. Ja preester peab seda altari pealt süütama põlema. See on tuleohvri roog Jehovale. Ja kui tema ohvriand kitsesoost on, siis peab ta seda Jehova ette tooma ja ta peab oma käe ta peale panema ja seda koguduse telgi ees ära tapma ja Aaroni pojad peavad tema vere altari peale ümberringi riputama. Ja ta peab sest oma anni tuleohvriks Jehovale tooma maurasva ja kõik rasva, mis sisikonna küljes on ja mõlemad neerud ja rasva, mis nende küljes ja mis soolte küljes ja rasva, mis
maksaligi, seda peab ta neerudega ära võtma. Ja preester peab neid altari peal süütama põlema. See on tuleohvri roog magusaks haisuks. Kõik rasv tuleb Jehoovale. See olgu igaveseks seatud viisiks teie tuleva põlve rahvale kõigi teie elumajade sees. Teie ei pea ühtegi rasva ega ühtegi verd sööma. Psalm 7:26, esimese Moosese 9:4. 4. peatükk. Patuohvrid. Jehova rääkis Moosese vastu ja ütles, räägi Iisraeli laste vastu ja ütle, kui üks hing kogemata ühegi Jehova käsu vastu pattu teeb, mis ei pea tehtama ja ta teeb midagi Jehova käskude vastu, kui võitud preester patu teeb rahva süüks, siis peab ta tooma oma patu pärast, mis ta teinud, ühe noore värsi, mis selge terve on, Jehovale patuohvriks ja ta peab värsi tooma koguduse telgi ukse ette Jehova ette ja peab oma käe värsi pea peale panema ja värsi ära tapma Jehova ees. Ja võitud preester peab värsi verest võtma ja seda koguduse telgi sisse viima ja preester peab oma sõrme vere sisse kastma ja verest 7 korda riputama Jehova palge ette püha maja vaheteki poole ja preester peab verest panema Jehova palge ette altari sarvede peale, kus magusa haisuga rohud suitsetatakse ja mis koguduse telgis on ja kõik vere peab ta põletamise ohvri altari põhja kõrva valama, mis koguduse telgi ukse ees on ja kõik patuohvri värsirasva peab ta sest ära võtma, maurasva ja kõik rasva, mis sisikonna küljes on. Psalm 33, Psalm 3:3 ja 7:4 ja mõlemad neerud ja rasva nende küljes, mis soolte küljes ja muu rasva, mis maksaligi, seda peab ta neerudega ära võtma. Otse nõnda, kui tänuohvri härjast ära võetakse ja preester peab neid süütama põlema põletamise ohvri altari peal, aga värsi naha ja kõik tema liha ta peaga ja ta säärtega ja ta sisikonnaga ja ta sita Psalm 8:17, 2. Mooses 29:14 ja kõik värsi peab ta leeri taha viima ühte puhta paika, kuhu tuhka maha puistatakse ja peab seda puude peal tulega ära põletama, sest kus tuhka maha puistatakse, peab seda ära põletama. Ja kui kõik Iisraeli kogudus peaks eksima ja see asi oleks koguduse silme eest teadmata, et nemad midagi ühegi Jehova käsu vastu teinud, siis ei pea tehtama ja süü aluseks saanud 4. Mooses 15:24 ja patt saab teada, mis ka nemad on pattu teinud, siis peab koguduse ühe noore värsi patuohvriks tooma ja nemad peavad seda koguduse telgi ette viima ja koguduse vanemad peavad oma käed värsi pea peale panema Jehova ees ja värsi peab Jehova ees ära tapma ja võitud preester peab värsi verest koguduse telgi sisse
viima ja preester peab oma sõrmed vere sisse kastma ja 7 korda Jehoova palge ette vaheteki poole riputama ja verest peab ta panema altari sarvede peale, mis Jehoova palge ees on, mis koguduse telgis ja kõik vere peab ta põletamise ohvri altari põhja kõrva valama, mis koguduse telgi ukse ees on. Ja kõik tema rasva peab ta seest ära võtma ja altari peal süütama panema. Ja ta peab värsiga tegema otse kuni tema patuohver värsiga teinud. Nõnda peab ta sellega tegema ja preester peab nende eest äralepitamist tegema ja peab neile andeks andma ja ta peab värsi leeri taha viima ja seda ära põletama nõnda, kui ta esimese värsi on ära põletanud, see on koguduse patuohver. Kui üks vürst peaks pattu tegema ja teeb kogemata ühegi Jehoova oma Jumala käsu vastu, mis ei pea tehtama ja saab süüaluseks, ehk kui temale ta patt teada antakse, mis ka ta pattu teinud, siis peab tema omaks ohvri anniks tooma ühe noore siku, mis isane ja selge terve ja peab oma käe siku peale panema ja seda ära tapma seal paigas, kus põletamise ohvrit tapetakse Jehova ees. See on patuohver. Ja preester peab oma sõrmega patuohvri verest võtma ja põletamise ohvri altari sarvede peale panema ja tema vere põletamise ohvri altari põhja kõrva valama. Ja kõik tema rasva peab ta altari peal süütama põlema, nõnda kui tänuohvri rasva ja preester peab tema eest ta patu pärast äralepitamist tegema ja siis peab temale andeks antama. Ja kui üks hing muu maarahva seast peaks kogemata patu tegema, et ta teeb ühegi Jehova käsu vastu, mis ei pea tehtama ja saab süüaluseks, ehk kui temale tema patt teada antakse, mis ka ta pattu teinud, siis peab ta omaks ohvri anniks tooma ühe noore kitse, mis selge terve ja emane on oma patu pärast, mis ta teinud ja peab oma käe patuohvri pea peale panema ja patuohvri ära tapma põletamise ohvri paigas ja preester peab oma sõrmedega selle verest võtma ja peab seda põletamise ohvri altari sarvede peale panema ja kõik tema vere altari põhja kõrva valama ja peab kõik tema rasva ära võtma otse nõnda, kui rasv tänuohvrist ära võetakse ja preester peab seda altari peal süütama, põletama magusaks haisuks Jehoovale ja preester peab tema eest äralepitamist tegema, siis peab temale andeks antama. Ja kui ta enese ohvri anniks lamba talle toob patuohvriks, siis peab ta seda viima, mis emane ja selge ja terve ja peab oma käe patuohvri peale panema ja seda ära tapma patuohvriks seal paigas, kus põletamise ohver tapetakse ja preester peab oma sõrmedega patuohvri verest võtma ja põletamise ohvri altari sarvede peale panema ja kõik selle vere altari põhja kõrva olema. Ja kõik selle rasva peab ta ära võtma nõnda, kui lamba talle rasv tänuohvrist ära võetakse ja preester peab seda altari peal süütama põlema Jehova tuuleohvrite peal ja preester peab tema eest ära lepitamist tegema tema patu pärast, mis ka ta pattu teinud, siis peab temale andeks antama.
5. peatükk. ja kui üks hing pattu teeb, et ta vande healt on kuulnud ja ta ise tunnistusmees, et ta seda ehk näinud ehk teab, kui ta seda ei anna teada, siis peab ta oma ülekohtu süüd kandma. ehk kui üks hing ühegi roojase asja külge puutunud, olgu see roojase metsalise raibe ehk roojase loojuse raibe ehk roojase roomaja laibe ja see on temal teadmata, siis ta on roojane ja süüalune. ehk kui ta puutub ühe inimese roojase asja külge kõige tema roojasuse järele, mis ka ta roojaseks saab ja see on temale teadmata ja saab teada, et ta süüalune on. ehk kui üks hing vannub, et ta suust välja ajab, et ta tahab kurja teha ehk head teha, kõige seejärel, mis inimene iial vandega võib suust välja ajada ja see on temalt teadmata ja ta saab teada, et ta süüalune on ühe nende sinaste asjade pärast, siis peab sündima, kui ta süüaluseks saab ühe nende asjade pärast, et ta peab üles tunnistama, mis ka ta pattu teinud ja ta peab oma patu pärast, mis ta teinud Jehoovale süüohvriks tooma ühe emase pudulojustest ühe utetalle ehk noore. kitse patuohvriks ja preester peab tema eest ta patu pärast äralepitamist tegema ja kui tema jõud ei anna pudulojust saada, siis peab ta omaks süüohvriks, et ta patu teinud tooma 2 turteltuikest ehk 2 tuipoega Jehovale teise patuohvriks ja teise põletamise ohvriks ja ta peab neid preestri juurde viima ja esiti tooma see, mis patuohvriks on ja ta peab küünega tema pea ära näpistama ta kukla kohast, aga ei mitte ühest ära lahutama ja peab patuohvri verest altari seina külge riputama ja mis verest üle jääb, see peab altari põhja kõrva saama välja pigistatud, see on patuohver. ja teise peab ta põletamise ohvriks tegema seotud viisi järele ja preester peab tema eest äralepitamist tegema tema patu pärast, mis ta teinud. siis peab seda temale andeks antama ja kui ta jõud ei anna 2 turtli tuikest ehk 2 tuipoega saada, siis peab tema, et ta pattu teinud, oma ohvri tooma 2 toopi peenet jahu patuohvriks. ta ei pea mitte õli sinna peale panema ega sinna peale viirukit panema, sest see on patuohver ja ta peab seda preestri kätte viima ja preester peab sest peoga võtma oma peotäie mälestusohvriks ja altari peal süütama põlema Jehova tuleohvri peal, see on patuohver ja preester peab tema eest äralepitamist tegema tema patu pärast, mis ta teinud ühest neist asjust, siis peab temale andeks andma ja see peab preestrile saama nõnda kui roaohver ja Jehova rääkis Moosese vastu ja ütles, kui üks hing petust on teinud ja kogemata Jehova püha asjadega pattu teinud, siis peab ta omaks süüohvriks Jehoval tooma ühe jäära, mis selge terve pudulojustest, mis su arvamise järele 2 hõbeseeklit määra püha seekli järele süüohvriks ja ta peab seda, mis ta pühaks
asjus pattu teinud jälle tasuma ja peab, sest viienda osa sinna juurde panema ja seda preestrile andma ja preester peab tema eest ära lepitamise tegema süüohvri jääraga, siis peab temale andeks antama. Ja kui üks hing pattu teeb ja ühegi Jehova käsu vastu teinud, mis ei pea tegema ja ta ei teadnud seda mitte, siis ta on süüalune ja peab oma ülekohtu süü kandma. Ja ta peab ühe jäära, mis selge terve, viima pudulööstest su arvamise järele süüohvriks preestri kätte ja preester peab tema eest äralepitamist tegema tema eksituse pärast, mis ta eksinud ja ise seda ei teadnud, siis peab temale andeks antama. See on süüohver, ta on tõesti süü aluseks saanud Jehovas ja Jehova rääkis Moosese vastu ja ütles, kui üks hing pattu teeb ja Jehova vastu petust teeb ja salgab oma ligemise vastu seda, mis tema juure pandud seisma, ehk mis ta tõuganud kätt lüües ehk mis riisunud on, ehk ta on oma ligimesele liiga teinud, ehk ta leidnud, mis ära kaotanud ja salgab seda ära ja on valet vandunud ja ühegi asja pärast kõiges, mis inimene võib teha, et ta seega pattu teeb. Siis peab sündima, kui ta pattu teinud ja süüaluseks saanud, et ta peab jälle tasuma riisutud asjad, mis ta riisunud, ehk liia asja, mis ta temale teinud, ehk asja, mis tema juurde on pandud seisma, ehk ära kaotanud, mis ta leidnud, ehk kõik seda, mis pärast ta valet vandunud, siis peab ta seda pea võlaga jälle maksma ja sinna juurde veel viiendama osa panema sellele, kelle pärast see on, peab ta seda andma sel samal oma süüohvri päeval. Ja ta peab oma süüohvrid Jehovale viima preestri kätt ühe jäära, mis selge terve pudulööstest su arvamise järele süüohvriks. Ja preester peab tema eest äralepitamise tegema Jehova ees ja temale peab andeks andma igaühe pärast kõigest, sest mis ta on teinud, et ta selle pärast süüaluseks saanud. 6. peatükk. Tuluke altari peal alati preestrite roa ohver põletamise ära, patuohverit süüakse. Ja Jehova rääkis Moosese vastu ja ütles, käsi Aaronit ja tema poege ja ütle, see on kõik põletamise ohvri pärast, põletamise ohver peab tule aseme peal altari peal kõige öö hommikuni olema ja altari tuli peab sinna peale jääma põlema ja preester peab oma linase riide selga panema ja oma linased püksid oma palja ihu külge jalga panema ja tuha ära tõstma. Kui tuli põletamise ohvri saab altari peal ära põletatud ja peab seda altari kõrva panema ja ta peab oma riided seljast ära võtma ja teised riided selga panema ja tuha leeri taha viima ühe puhta paika. Ja tuli altari peal peab
seal põlema, seda ei pea mitte ära kustutama ja preester peab iga hommiku sinna peale puid panema põlema ja peab sinna peale seadma põletamise ohvri ja tänuohvri rasva seal peal süütama põlema. Tuli peab alati altari peale jääma põlema, seda ei pea mitte ära kustutama. Ja see on käsk roaohvri pärast. Aaroni pojad peavad seda tooma Jehova ette, altari ette ja ta peab pealt ära võtma oma peoga roaohvri peenest jahust ja ta õlist ja kõik viirukist, mis roaohvri peal on, ja ta peab seda altari peal süütama põlema magusaks haisuks mälestuse ohvriks Jehovale. Ja mis sest üle jääb, seda peavad Aaron ja tema pojad sööma hapnemata, pead seda sööma pühas paigas, koguduse telgi õue peal peavad nemad seda sööma. Teda ei pea mitte hapnenud tehtama leivaks. Seda olen ma nende osaks andnud oma tuleohvritest, see on kõige püham, nõnda kui patuohver ja süüohver. Kõik meesterahvas Aaroni laste seast peavad seda sööma. See olgu igaveseks seatud viisiks teie tuleva põlve rahvale Jehova tuleohvritest, mis iial nende külge puudub, peab püha olema. Ja Jehova rääkis Moosese vastu ja ütles, see on Aaroni ja tema poegade ohvriand, mis nemad peavad Jehovale tooma sel päeval, kui teda võitakse 2 toopi peent jahu ja altari roaohvriks olema pool osa hommiku ja teine pool osa õhtu. Seda peab pannus õliga tehtama, küpsetatud peab sa seda tooma, küpsetatud roa ohvrit, palukesed pead sa magusaks haisuks Jehovale tooma. Ja preester, keda tema poegadest ta asemele võetakse, pead seda tegema, see olgu igaveseks seatud viisiks, seda pead hoopis Jehovale süütama põlema. Ja kõik preestrid roaohver peab hoopis saama ära põletatud, seda ei pea mitte söödama. Ja Jehova rääkis Moosese vastu ja ütles, räägi Aaroni vastu ja tema poegade vastu, ütle, see on käsk patuohvri pärast. Seal paigas, kus põletamise ohver tapetakse, peab ta patuohveri Jehova ees ära tapetama, see on kõige püham. Preester, kes seda patuohvriks toob, peab seda sööma, seda peab pühas paigas söödama koguduse telgi õue peal. Kes iial tema liha külge puudutab, peab püha olema ja kui selle verest riputatakse ühe riide peale, mis sinna peale riputatakse, seda peab sa pühas paigas ära pesema. Ja kiviriist, kus sees on keedetud, peab katki murtama. Ja kui ta vaskriista sees on keedetud, siis peab seda puhtaks nühkima ja veega loputama. Kõik meeste rahvas preestrite seast peavad seda sööma, see on kõige püham. Ja ühtegi patuohvrit ei pea mitte söödama, kelle verest on koguduse telgi sisse viidud püha maja sees äralepitamist teha, see peab tulega ära põletatama. No nii, natukene
kokkuvõtet või konteksti püüda lahti seletada. Siin räägib erinevatest ohvritest. Et mis on nii-öelda vabatahtliku ohvriannid, mis on patuohvriannid. Aga patt on ju seaduse rikkumine ehk siis nagu et kui on mingid eeskirjad, mingid kokkulepitud reeglid ja seda rikud, et see on patt. Ja siis nii-öelda patu ohver on siis selle reeglite rikkumise eest karistuse, kuidas öelda, karistuse täitmiseks või? Ja siin ütleb ka, et ega kõik need ohvrid ei ole preestritele söömiseks ja kõik see, mis ohverdatakse, ei ole preestritele söömiseks. Aga kui minna nagu kontseptsioonist tagasi, et pigem isegi mitte tagasi, aga tulla tänapäeva ühiskonda. Kui sa oled kellegile liiga teinud või teda kuritarvitanud või tema tagant varastanud või mis iganes, samamoodi, kui see saadakse teada, siis lähed ju võimuorganite ette. Olgu need siis alustades politseinikest, lõpetades kohtunikega. Ja mis siis kohtunikud teevad? Kohtunikud määravad karistuse, mis on siis nii-öelda ette nähtud koodeksis kirjas. Aga kui mõtled seda, et selle eest tehti pattu ja selle eest ohverda see loom ja selle eest ohverda see loom ja selle eest ohverda see loom. Aga kui minna nüüd tagasi selle ideoloogiaga, et vanasti oli nii-öelda agrikultuur või see loomakasvatuskultuur ja ühiskonda hoiti üleval ja ühiskonda juhiti hoopiski teiste etalonide järgi, siis jõuamegi ju tegelikult sinna, et kui kästi veel tuua kõige puhtam ja tervem, et puhas ja terve, mitte vigane loom oma karjast, et ega sul ei pruugi väga suurt karja olla, kellel on, kellel ei ole, aga ainuüksi selle ühe isendi, selle karjast nagu ära andmine selle kuriteo eest või selle rikkumise eest. See on ju tegelikult korralik majanduslik trahv sellele leibkonnale. Et näiteks, kui sul on, võtame eheda näite siin 90ndate algused Eesti taasiseseisvumine. Et selle asemel, et maksta mingit rahatrahvi või et tänapäeva ühiskonnas pannakse sind vangi, sa kaotad oma aega, oma eluaega. See on sinu patuohver, see on sinu karistus. Aga kui sa oled väike talupidaja ja sa oled mõne kuriteoga hakkama saanud, sul on väike pere, sul on võib-olla 10-pealine loomakari, ütleme, olgu veised või paarkümmend kitse või mis iganes. Ainuüksi üks loom sellest karjast ära anda nii-öelda karistuseks ehk siis nii-öelda patuohvriks või kuriteo ohvriks. See on korralik majanduslik põnts sellele leibkonnale. Et seda ei saa lihtsalt niimoodi võtta, et oi, näe, keerasin mingi jama kokku ja näe, nüüd mine tapa ja koksa see loom ära ja perega on kõik korras. Igasugune selline looma ohverdamine sellises ühiskonnas oli väga suur karistus tegelikult. Et
see ei ole kerge ja lihtne asi, et nüüd käid ja viid iga päev või iga nädal või iga kuu sinna ühe looma ohvriks. Et see ei ole naljaasi. Ja jah, ega vanasti vahet ei ole, mis ühiskonna sa võtsid või olgu see okultism või mitte, aga see oli, noh, see on nagu universaalne reegel või seadus. Et lepituseks veri vere vastu. Et üks hing teise eest. Noh, täna oleme me humaansed ja täna me ei ohverda enam loomi. Täna me ohverdame inimesi. Igal pool sõdades, igal pool muudes konfliktides ja lihtsalt sellepärast, et paar võimuahnet liidrit arvavad, et kui nemad on kraanide juures, siis võivad teha, mis tahavad ja nendel puudub absoluutselt igasugune karistuse tunne. Aga tegelikult rahvas, kes on need nii-öelda liidrid valinud või mitte valinud või nende vastu mitte üles rääkinud, rahvas ju kannatab selle karistuse all. Ja võtame nüüd paar aastat tagasi näiteks kas või Ameerikasse, mis on väga hiljutine näide. Nutetakse, et munahinnad on nii kõrged ja munahinnad on nii kallid ja kui üle, kas oli paarsada miljonit kana kästi ära tappa lihtsalt selleks, et nii-öelda jutumärkides linnugripi oht, et neid loome ja linde testiti nii kaua nende võltstestidega ja aeti neid tulemusi nii palju ülesse, et leida kuskilt mingisugunegi positiivne ja siis lihtsalt terved farmid hävitati, terved majapidamised pandi kinni, tapeti kõik kariloomad seal ära, olgu need linnud või olgu need veised. Madalmaades ju tehti seda siin viimased neli aastat või? 19, isegi 18 alates Hollandis ja käisid ju suured rahvarahutused, seepärast, et valitsus tappis kariloomi ja nõudis 30% kogu riigi loomapidajate karjast vähendada. Ja neile anti aastaga ette ja Iirimaal toimub sama asi. Aga tuleme tagasi Eestisse. Seagripp, linnugripp, suu- ja sõrataud. Iga kord, kui Eesti põllumees, iga kord, kui Eesti maaharija sai majanduslikult järjele, et ta oli iseseisev, et ta ei pidanud selle korrumpeerunud valitsuse ees lömitama. Iga kord oli imekombel mingisugune viirus või mingisugune pandeemia, mis mõjutas loomi või linde ja terved majandussektorid lihtsalt löödi põlvili maha ja hävitati. Nendelt võeti ära nende nii-öelda loomakari, linnukari. Oli ka siin viljaga ikaldused, oli siin kartulatega samamoodi. Tulid need Ameerikast, need igasugused need viirused ja kartulimardikad ja asjad toodi meile sisse. Et võiks ka öelda seda, et see oli samamoodi karistus Eesti rahvale nende kuritegude kinnimätsimise eest ja nende pättide nii-öelda siis kohtunikeks ehk siis valitsejateks valimise eest. Et kui su valitsus, kui su kohtunikud, kui su nii-öelda juhid on rikutud, siis
ja kui lastakse sellel kontrollimatult edasi minna, siis järgneb sellele karistus. Ühesõnaga, jah, kogu see ohvriannid ja ohverdamine, see tundus nii võigas olema, selles mõttes eriti neile, kes on sellest maaelust täielikult lahutatud. Aga ei olnud ju ainult loomaohvrid, et vaesemad inimesed, kellel ei olnud nii-öelda karistuse katmiseks siis seda loomaohvrit anda. Nende käest küsiti ju teravilja ohvrit või nii-öelda teravilja andamit. Ja see pidi olema ka puhtamast teraviljast, mitte mingisugusest suvalisest, aga ikkagi parimast, mis sul majapidamises oli. Et see ei ole naljaasi. Olgu. Rahulikku hingamispäeva ja vaadake ka neid Uue Testamendi osas ja kõiki neid muid asju. Järkupidi üritan nendeni ka jõuda. Ja muud asjad, mis mul siin pooleli on, nagu see serveri tegemine ja kõik need muud asjad. Jah, töö mul käib. Mul on enamus kondikavast asjast kõik on paigas. Ma järjest nädalate kaupa lisan sinna samamoodi neid informatsioone. Esialgu nagu selle piibliõpetuse need algasjad ja siis kõik muud asjad, mis mul nendes teistes keskkondades olnud. Siit tuleb hakata järjest valima ja kontsentreerima, aga lihtsalt, et ei ole mul hetkel üksinda võimalus seda informatsiooni niimoodi nii suurelt läbi töötada, nii suures mahus, et mul lihtsalt füüsiliselt ei ole selleks kõigeks aega, et ma jupikaupa teen, jupikaupa täidan ja kui hästi läheb, siis viimased parandused ja põhimõtteliselt graafiline disainer on väga hea töö teinud, mu selle käsijoonistuse üle käinud, et nipet-näpet veel parandusi ja kalender on ka põhimõtteliselt valmis. Et siis ma pean suutma nüüd need kalendri nii-öelda tutvustusvideo ka veel korra uuesti üle tegema. Nii palju, kui mul seda jõudu ja mahti on. Aga olgu.